Tervitan, lugupeetud televaatajad. Ma arvan, et täna tuleb huvitav video. Video peategelane on Siim Karbis. Saksamaalt on tulnud mulle selline pakk. Sai Saksa eBayst ostetud kasutatud mootorsaag. Väärt täiendus minu sellisele tagasihoidlikule mootorsaagide kollektsioonile. Nii ma panen nüüd ekraanile pildid sellest müügikuulutusest. Saks-Tolmar 108. Kettsaag, defektne, puhastamata. Starteri nöör on küljest rebenenud, rohkem testitud ei ole. Nii, nagu piltide pealt on näha, on saag tagasihoidlikult öeldes kole. Siin on nagu teoreetiliselt 3 varianti. Esimene selline negatiivne variant on võib-olla selline, et peale puhastamist see saag oluliselt ilusamaks ei lähe. Mootor on tal kokku jooksnud, võib-olla midagi veel puudu tal seal nende katete all. Või on siis kolbsilinder sisse kinni roosetanud, sellest asjast asja ei saa ja rumal olin, et sihukese asja üldse ostsin. Teine võib-olla mingisugune positiivne stsenaarium on selline, et mustust on siin peal palju, see rikub selle pildi ära, puhastad selle asja ära ja näeb asi ikkagi päris ilus välja. Ilus saag on tegelikult. Võib-olla niimoodi, et oli sellel sael mingisugune pisidefekt või lihtsalt nagu mingi pärast käima ei läinud. Inimene tõmbas seda starterit, kuni siis nöör puru läks. Asi jäi kuhugi nurka seisma, jäi seisma päris pikaks ajaks. Inimene seda kuhugi remonti viia ei söandanud. Selle viitab ka see, et ta on päris must. Reeglina ikkagi, kui asi läheb remonti, siis remonditöökojas tehakse see asi ikkagi puhtaks. Ja võib-olla on saag ikkagi päris korras, lihtsalt midagi väikest on viga. Ja 3. variant on midagi siis 2 vahepealset. Ma ei tea, kuidas teile, aga mul on väga põnev. Noh, roosetan kõvasti. No nii. Pilt on selline. Tõepoolest on puhastamata. Nüüd seda saagi vaadates võib muidugi küsida, et kuule Aarne, et miks sa sihukest saast üldse ostad? Aga kolleeg näär niimoodi ei mõtle. Lisaks sellele, et ta on küllalt vähe levinud mudel. See mootorsaag loodi kui 1 käe saag või nagu nimetatakse arboristi saag. Sael on nagu 2 käepidet, üks on siin ja teine on siin. Siis sellel 1 käe sael või siis arboristi sael on see teine käepide siin üleval. Ja saag nagu lõpeb siin ära, et ta on hästi selline lühikene. Ja seda saagi siis toodeti
kolmes versioonis, et üks oli siis 103, 105, 103 ja 105 on siis inglise keeles nimetatakse jah see top handle, kus see käepide on siin üleval. Ja siis 108 on siis selline klassikalise käepidevega. Nüüd nagu näha, ta on valget värvi. Ja valge värviga on täiesti eri seeria saed. Kui kokku toodeti seda asja umbes 5-6 aastat, siis seda erimudelit, selle erimudeli nimi on Black and White, toodeti ainult 4 kuud. Black and White tuleneb sellest, et see Saks Tolmari firma siis tegi mingisuguse marketingi ühisprojekti mingi Šoti viskitootjaga, selle Šoti viskitootja nimi on Black and White. Et selline huvitav asi siis, et ma ei tea, et taheti siis kas siis saemeestest joodikuid teha või joodikutest saemehi või. Mida me siin näeme, et kui siin on näha, et see on kuskil ikkagi kuuris või välitingimustes olnud, et siseruumides see asi niimoodi roosta ei lähe vaatamata vanusele. Muuseas, siin on näha, et siin on originaal, see latt on ja see kett, ma vaatasin kasutusjuhendis on kirjas, et see tal on keti mark on 092 ja ta näeb selline kummaline välja ja selline ta ongi, et ta on ka siis see kett, mis siin on siis siin isegi numbrid olemas. Ongi see 092 siin on näha. On originaal latt ja originaal kett siis. Aga noh, see on muidugi nii läbi. Aga nüüd vaata siit, et kas siin on roostet. Siin on plastik, see on siin mingisugune alumiiniumi magneesiumi sulam. Ja terast, mis roosta võiks minna, on siin siin roostet ei ole. Siin on poldi pead, see on terasest. See ei ole roostes. Siin need poldid ka roostes ei ole, et roostedel nagu probleeme ei ole. Nüüd, mis näitab palju saagi on kasutatud, on siin need kulumisjäljed. Noh, seda on muidugi raske hinnata, et kõige rohkem ta kulub siit eest ja põhja alt. Ja noh, ta on siin praegu kole, aga selle järgi raske hinnata. Sõltub ka sellest, et kuidas keegi saagi kasutab, et mõni nagu veab teda mööda tüve ja lõikab siis maha neid oksi ja mõni paneb ta kuhugi pagasiruumi, kus ta siis koos hõõrub teiste asjade vastu. Nii, aga nüüd ongi siis väline vaatlus näitab, et mingis suuremaid kahjustusi tal ei ole või suuremaid kriime. Vaata veel seda käepidet. See käepide, see pealmine kumm on ikkagi mingid sisselõikeid ei ole, mõned siin kriimustused on, aga see ei ole hullu. Mis mulle selle asja puhul meeldib, on see, et siin need kleebised on kõik veel säilinud ja loetavad ilusti. Siia peaks siis see käivitus, käepide ja nöör minema. See kleebis on ka ilus. Ja üks põhjus, miks ma ta ostsin, on see, et ta minu arust on väga ilus ja stiilne saag on. Ja kui ta 80. aastal välja tuli, siis 81. aastal ta sai siis IF Award, mingisugune disaini auhind on. Auhinna nimi on Gute Industrieform. Ja see sai siis sellise autasu, et Gute Industrieform, et siis tööstusdisaini kategoorias. Ja kas midagi hakkame lammutama? Nii. Ta on jah, ses suhtes huvitav, et need ühe käe saed endal on niimoodi, et see silinder asub siin taga ja ventvalli tsenter on siis siin. Et kui nagu klassikaline disain on selline, et mootor on vertikaalselt
üleval, nagu siin näha on. Karburaator on siin ja summuti on siin ees. Siis sellel on silinder on siin taga. Ma võtan tegelikult katte maha, see on paremini näha. Selline äge lapiku peaga veel, vanamoodne selline kruvi. Nii, mis siin näha on? See on väga äge. Siin on õlipump muuseas. Selle kihi all on õlipump näha. Et kes midagi mootorsaagidest teab, siis on reeglina on siin see õlipump paigutatakse selle siduritrumli taha. Aga sellel on selles kaane küljes, kusjuures kaane küljes nagu näha on õlipaak ka. Siin on õli lisamise koht. Siin paistab asi olevat küllaltki ilus, midagi puru ei ole. Paneme selle asja siia. Siin on näha, et summuti heitgaasid tulevad siit välja, et see ei ole just kõige parem lahendus, et kuna see on mingi alumiinium-magneesiumi sulam, siis ta juhib soojust väga hästi ja nüüd heitgaasidega seda asja nagu kuumutada ei ole hea. Kui heitgaasid ikkagi siit korralikult kuumutavad, siis peaks olema siit ikkagi asi korralikult kahjustunud, aga ta ei ole kahjustunud. Et esmapilgul ütleks, et teda ei ole teab mis palju kasutatud. Siin on näha nüüd seda summuti. Nii. Siin see veotähik on niimoodi, et ma ütleks, et 70, no vist mingi 60-70% ressursist on veel järgi tal. Nii küünalt peal ei ole. Selle kaanega mahas vaatame, kas mootor ring käib. Ennem tuleb maha võtta käepide. Nii, käepideme 3 polti kõik on sellised, mis roostes ei ole. Nad on erineva pikkusega. Ikka niisugune õline ja on need kinnastega tuleb teha. Siin on lapiku kruvikeeraga lahti võetavad kruvid, aga siin on mingid kuuskandid ka veel. Need on siit kinni selle käepideme küljes, nii et tuleb see käepide ka veel lahti võtta. Nii tuleb lahti küll. Ja mis me siin siis näeme? Vaatame, kas siin on asjad terved. Vaatame on nähagi, et see nöör on olemas, starteri nöör. Aga ainult see käepide on puudu. Vaatame, kas starter iseenesest töötab. Starter on töökorras. Ainult käepide on puudu. Suurepärane. Nii vaatame, kas asi on üldse terve ka või noh. Esmapilgul on jah, kõik näib nagu terve olevat. See ongi nüüd see kõrgepinge juhe. Ja nagu näha, et piipu ei ole. Nii et siin esimene halb uudis on see, et piip on tal puudu. Ja nüüd on küsimus, et kas see juhe liiga lühikene ei ole. Et kehvemal juhul on asi niimoodi, et tahab uut süütepooli. Süütepool ise on siin näha, ta on olemas.
Nii, ma ajan nüüd siit natukene pööran ringi ka, vaatame, kas mootor käib ringi või on kokku jooksnud. Ja ei pöördu. Ja mootor ei pöördu. Mis ei ole üldse hea uudis. Proovime suurema jõuga. Ta käib, aga ta käib raskelt. Et need küsimused, et võib-olla ta on ikkagi 10+ aastat seisnud ja lihtsalt natukene see asi on seal sees ära kuivanud liiga. Aga siis läks siit natukene seda sisse, seda rämpsu siit. Aga paneme natukene talle siit õli ja bensiini sisse. Vaatame, kas saab äkki kolvi siis paremini liikuma. See, et ta nüüd ei taha ringi käia, seda suure tõenäosusega põhjustab ikkagi hõõrdumine kolvi ja silindri vahepeal. Muidugi, et see, et ta nagu raskesti ringi käib, on võib-olla selle tagajärgi, et mootor on kokku jooksnud. Ja see on see asi seal kolvi ja silindri vahel kõik tihe. Ja siis on proovitud uuesti hakata teda käima panema. Ja kokku jooksnud mootor muidugi käima ei taha minna, ja siis on rapsitud nii kaua, kuni siis see nöör on siin katki läinud. Nii, laseme tal natukene nüüd olla. Bensiin ja õli segu sinna kolvi ja silindri vahele. Nii, nüüd võiks väikse pausi teha. Lasta siin tund aega olla. Ja siis võiks edasi vaadata. Kui ma ta käima ei saa, siis ma võtan ja värvin need asjad üle ja teen tast ikkagi ilusa asja, et kui mitte midagi muud ei saa, siis saab sellest ilusa skulptuuri. Selline kunst ja kultuuri väärtus siis. Made in West Germany. Siis oli veel jah, siis oli Lääne-Saksamaa ja oli Ida-Saksamaa tol ajal. Siin on mingisugune ava, kuhu see ava läheb. Oil. Õli lisatakse siia sisse, aga mis siin siis toimub? Oil. Siit avast reguleeritakse õlipump. Õlipump on ta reguleeritava tootlikkusega. Ja reguleerruvi on siin. Sõnniku all peidus. Siit kruikas sisse ja siis sellega saab reguleerida õlipumba tootlikkust. Mis on veel huvitav? Et see õlipump käib ringi ainult siis, kui käib see
siduritrummel ringi, ehk kui kett ringi käib. Kui kett ringi ei käi, saak töötab tühikäigul, siis keti õli peale ei anta. Ja see on jällegi selline lahendus, mis tuli alles või noh, jah, uuematel saagidel on see reeglina, kallimatel saagidel on niimoodi nagu sellelgi, et siis õli antakse ainult siis peale, kui kett käib ringi, aga siin odavamatel saagidel, nagu näiteks see ja see ja vist see ka, on niimoodi, et õli tuleb kogu aeg peale, kui mootor käib. Ja see ongi see, et kui on sellist mingit oksade lõikamist, et lõikad kuskilt tüve pealt oksa ära, paned saeg kõrvale, tühiga küljelt käima, viskad selle oksa eemale, siis see õlikulu on natukene liiga suur. Ehk siis õli kulutatakse ka siis, kui seda tegelikult vaja ei ole. Jaa, õigus on, peaks sellist asendist jätma, et see õli ja bensiin siin no nii. Väga hea, see tundub juba nagu normaalsel sael olevat. Ongi niimoodi. Asi on ilusti lahti nüüd. Et kui nüüd õnneks läheb, siis ta ikkagi ei ole kokku jooksnud. Et praegu ta käib vabalt. Nii nagu peab käima. Aga ma võtan veel maha tal summuti. Ja siis summuti avast näeb sisse. Ja kui mootor on kokku jooksnud, siis reeglina summuti avast näeb ära, kas missugune silindersein. Ta näeb ainult ühelt poolt muidugi, aga näeb väga ilusti kolbiga ära. Ja kokku jooksnud, kui on kuuma saanud, siis tüüpiline ongi see, et summuti poolne ehk väljalaske poolne kolvi osa on siis selliste kahjustustega. Nii et kõigepealt siis võiks maha võtta selle plastikkatte. Võtame sibulalt järgmised kihid maha. Kõik on nii must, et ma kinnaste kasutamisest täitsa loobusin, et kindad saavad liiga mustaks. See on selline õhusuunaja. See magneeto külg on tehtud siis need labad, mis siis toimuvad ventilaatorina, siis nagu tsentrifugaalventilaator annab seda jahutusõhku siia silindrile. Vaatame, ta on ilus terve. Aga mootorsaal peab need õhusuuned aegalt maha võtma ja ära puhastama, et siis on jahutus parem. Silinder jahutusribade vahel peab ikka aegalt ära puhastama. Nii, selline pisikene süütepool on. Ja siis see magneeto ventilaator hooratas ühes. Need on need käivitus sellised. Näha, et see vedru toimub siin ilusti, aga selle vedru hästi ei toimi. Siin näiks, et see vedru on nagu, vedru on terve, aga tal on ka seda õli ja siis selle saepuru mass on siin vahel, et ta käib natuke raskelt. Kas on ikka vedru terve? Ja paistab ikka olevat. Ma ära puhastada ilusti ainult. Nii. Ma võtan maha selle käepidemik, kui ta nagu siin sees segab. Ja siit me näeme siis vast õhufiltri ka ära nüüd. Siin on nüüd näha, et no ei ole hästi näha. Oi, midagi tilgub siit. Aha, see on see sama bensiin, mis ma panin siia sisse. See tuleb ära koristada siit nüüd. Nii ma vahepeal tegi selle laua puhtaks, et see bensiin ei haiseks siin mul nina all. Nii, ja kaevame edasi. Võtame selle katte maha, siit peaks olema see õhufilter, peaks siin all olema. Jälle, kui vaadata seda mutterit või seda, et siis siin ei ole mingeid kahjustusi, et
isegi kriime ei ole. Suht heas seisus on, suht heas seisus. Õhufilter on selline piklik. Ei tea, kuidas sihukese saadavusega on. Aga ta on terve. Ja need filtrid on ette nähtud, et neid tuleb aeg-ajalt pesta. Lihtsalt vee ja seebiga. Ei saa ära kuivatada. Siin on kõik terve. Mis nupp see on üldse? Mis nupp see on? Aha, siin saab üks poole gaasi peale panna või? Jah, gaasi saab fikseerida sellega. Käivitamisel on see, et saab panna, et ta annab ise kuskil 1/4 võrra gaasi, et siis saab nagu... Aga noh, see ei ole praegu teema. Vaat see klõps on väga hea, et kui see alumiiniumi sulam on kvaliteetne, siis ta teeb sihukese klõpsu lahti keeramisel. Odavad kehvad alumiiniumraamid on sihukesed, mis on sihukesed nagu pehmed. Ja nood nagu klõpsuga lahti ei käi, aga mis on head ja kvaliteetsed asjad, siis need on sihukene kõvem ja parem materjal on. Ja nad tulevad sihukese klõpsuga lahti ka. Nii, kuskilt on ta veel kinni siin. Ilmselt need tuleb lahti teha. Nii, karburaator. Jah, need, mis ma nüüd lahti keerasin, on näha, et nende poltidega kinnitub see karburaator selle kummilõdviku külge. Tähtsam see, et kummilõdvik siit ei tohiks lekkida kuskilt. Näed, et nüüd soliidne kinnitus on siit poolt lähemalt. Siit tuleb üks bensiinivoolik. Nii. Aga karburaator oleks vaja siit lahti saada. Käepide sai maa. Selline suht keerukas detail on. Palju erinevaid asju on küljes. Et on seiskamise lüliti, gaasi andmise värk. Siis on väga huvitav on see, et tooreklapp on tal tehtud selliselt, nagu siin näha on, et siit ma liigutan ja ta paneb siit selle ava kinni. Kui tooreklapi paned kinni, siis ta jah, selle õhuvõtte ava paneb siit niimoodi kinni. Ja see asi mulle meeldib. Meeldib sellepärast, et siis ei pea panema siia karburaatori sisse seda tooreklappi. Kui panna tooreklapp karburaatori sisse, ehk panna talle samasugune liblikas nagu siin on, siis avatud tooreklapi puhul ikkagi see tooreklapp oma selle liblikaga takistab õhuvoolu. Aga kui on selline lahendus nagu siin, siis tooreklapi liblikat karburaatoris ei ole. Siin on näha, et kütusevoolik on siit katki. Proovime siit natuke liigutada. Kas ta nüüd läks praegu katki? Ma tegelikult ei usu, et ta praegu katki läks. Et üks võimalik põhjus, miks ta siis gaasis ei töötanud, on selles, et kütusevoolik oli võib-olla puru. Ja siis ta siit tõmbab õhku. Kui selline, siin on näha see, ta on nagu pool läbimõõdust, tal oleks nagu läbi lõigatud. Et siit mitte mingil juhul ta kütust ei ole võimeline tõmbama endale. Ta tõmbab siit õhku, ka siis, kui pakk on täis. Nii, võtame karburaatori maha. Selle karburaatori juures mulle meeldib see, et need on ilusti metallotsikud. Näiteks sellel stiilil, selle vanemal stiilil, 0.26 on üks sihukene otsik plastmassist ja siis peab sellega olema väga ettevaatlik, et lihtne puru teha.
siin on näha, jah, siit tuleb siis kütus karburaatorisse ja see on siis, nimetatakse impulssvoolikuks. See on alumise karterruumiga ühendatud. Kord on karterruumis hõrendus, kord ülerõhk ja siis see pulseeruv karteri rõhk siis paneb siin karburaatori sees käima selle bensiinipumba. Nii, vaatame, kas see summut on nüüd kuskil selle korpuse küljes või kinni või on ainult silinder küljes. Paistab vist on ainult silinder küljes. Teeme lahti. Suht lihtsalt tuli. See, et see summut on sihukese kihiga kaetud ja õline, viitab sellele, et kahetaktilise segu sees on liiga palju õli olnud. Nii. Ja nüüd tuleb üks võib-olla kulminatsioon siin või? Kui me siit summuti avast sisse vaatame, siis me saame näha, kas see silinder kolb ehk siis nagu mootor süda on korras või mitte. Nii, kui nüüd vaadata seda silindri seina sealt tagant, siis üles-alla pisikesed kriimukesed on, aga see on täiesti normaalne kulumine. Et selliseid sügavamaid siit ei paista. Et siit poolt vaadates silindri sein, tagumine sein on korras. Kui ilus on kolb. Üles-alla pisikesed triibukesed on, aga mis on veel olulisem, et on näha horisontaalseid ehk niipidi, nii nagu ma praegu selle valgustega liigutan, pisikesi treemisjälge, mis tähendab seda, et siit ülevalt see, kui neid treemis või töötlemisjälge on näha, siis see tähendab, et see kolb on vähe kulunud. Ja nüüd ma teen niimoodi, et ma nõksutan seda kolbi millimeeter üles ja millimeeter alla ja siis saab vaadata, kas see kolvirõngas natukene liigub seal soones. Kui kolvirõngas on lahti, nagu ta olema peab, siis ta peab natukene liikuma kolvi suhtes. Imepisikest pilu tuleks jälgida. Kas seal on väike lõtk? Kui on lõtk, siis on hea asi. Ja nagu näete, kolvirõngas on lahti. Kui mootor on kuuma saanud, siis see kolvi ülemine serv nüüd on seda ülemist serva näha. Kui on kuuma saanud, siis see ülemine serv saab kahjustada, aga siin on see ülemine serv on ilus. Ja kui mootor on kuuma saanud, siis see ülemine selle kolvi rõnga ja siis selle kolvi nagu selle ülaosa servavaheline pind muutub selliseks nagu lakiga kaetud, selliseks nagu hele või tumepruuniks. Ja siin ma ütleks küll, et see mootor ei ole ei kokku jooksunud, ei kulunud ega ka mingisugust suuremat kuuma saanud. Ma ütleks, et see silinder ja kolb on heas seisus. Vaatame veel kolvi alumist, või keskosa ka, päris alumist osa me siit ei näe. Ma nüüd kruvikeeraga veel proovin liigutada seda kolvirõngast. Ta peaks olema liikuv.
ma suht kindlalt ei liikuv on, aga nagu siis nagu lihtsalt näitamiseks. Nägite? Mul õnnestus kolvirõngast natukene sinna sisse lükata. Ja siis ta tuli ise oma selle vedurtamisega tagasi. Nii et asi on hea. Oleks õige aeg need asjad siit kõik suruõhuga üle lasta. Et siis ilmub meil näiteks see õlipump siin ka nähtavale. Ma paningi sellised mustemad riided selga ja kummikindad kätte. Mul on selle jaoks eraldi selline asi, selle ma panen endale ette selle sirmi, et kui siit lasta suruõhuga, siis tuleb see siis otse tegelikult näkku sellistest kohtadest. Peab natuke niimoodi nurgalt laskma, et paned niimoodi, sa lased suruõhku niimoodi siit kuidagi. Aga ikkagi tuleb ta sulle silma. Nii. Aga seda puhastamist ma filmima ei hakka. Nii. Pärast seda, kui ma tegin hulka tööd selle kompressoriga ja sain sellest lahtisest saastast lahti, selguvad siin uued asjaolud. Ja üks, mis on suht üllatav, on see, et ta on ikkagi väliselt küllaltki vähe kulunud. Kui panna see keti kaan siia peale, siis kett tuleb siit sisse ja kõik, mis see kett siis lõikab saepuru ja kõik, mis paiskub selle pinna peale siia. Just see pind siin saab kõvasti pihta. Aga siin on üks täke. Seda kaat nüüd kaitsta selle keti eest ja kõige selle, kuidas siis peenelt öelda, abrasiivse toime eest. Siis igal uuemal sael on pandud siukene kaitse siia. Siin sellel on täitsa hästi näha siukene paksemast kummist kaitse kohe, mis kaitseb seda keti kaant. Ja siis kui vaadata ka näiteks neid plekke siin, mis on ka siin keti läheduses, et mingil hetkel paljudel nagu need plekid kuluvad täiesti läbi siit. Aga siin on näha, et pole häda mitte midagi. Siis see latt on niimoodi, et teravaid ääri siin ei ole. Kas need teravad ääred on nüüd ära nüüd maha lihtud? Ei ole. Aga kui seda latti vaadata, siis see tähik käib huvitaval kombel isegi ringi. Et kulunud otsatähikul lähevad need otsad täiesti teravaks. Aga siin on näha, et missugused nad on. Kas jääb fookusesse? Siin on niimoodi, et siin see otsatähik ei ole palju kulunud. Ja mis latil veel? Latil veel kuluvad ära need pinnad siit. Isegi tulevad nagu killud välja mõnikord siit. Aga siit on näha, et ta on natukene kulunud, aga mitte palju. Ja see on originaal. Siin on kohe Saks Tolmer peal ka kiri. Siis tuli siit nähtaval isegi seeria number. Ta on väga õrnalt nagu näha, aga ikkagi ta on siin olemas. Ta on küllalt kallis saag. Ma leidsin internetis natuke sobrasin, vaatasin, leidsin ühe brošüüri aastast 84, kus olid hinnad ka. Ja see asi maksis, tavajaa hind oli 600 Saksa marka 84. aastal. Kui nüüd see eurodesse ümber arvutada, siis see teeb umbes, mis seal see kurss oli, mingisugune 1,95, kui ma õieti mäletan, et umbes 300 eurot. Kui nüüd arvestada inflatsiooni, mis on 84. aastast nagu ümber arvutatuna tänapäeval mõistes,
oli selle hind siis suurusjärgus 700 kuni 800 eurot. See oli jah, ta oli kallim mudel, näiteks selline mudel 110 ka metallkarteriga oli seal samas brošüüris 400 Saksa marga eest saadaval. Mis veel siin puhastamise käigus selgus, et paljudes kohtades, näiteks siin on niisugune nagu juba vaigustuv õli siin nendel pindadel ka, et õli, mis siin pindadel on olnud, ta on nagu hakanud ära kuivama. Ja kui see õli hakkab kuivama, siis ta läheb nagu selliseks määrde konsistentsiga hulluseks. Ja kui ta edasi kuivab, siis ta läheb selliseks, nagu siin juba on nagu näha, et ta on niisugune nagu vaigutaoline. Et seda õli on siin kõikjal. See asi on seisnud. Ma pakun, et see asi on seisnud 10 aastat. Võib-olla 20 aastat ka, sellepärast saag ise on 39 aastat vana. 2008 aasta lõpp toodeti, peaaegu 40 aastat. Nii, aga siis koorime siis sibulalt järgmised kihid maha. Võtame selle siduri trumli maha. Nii, sain stoppersiibi kätte. Ilusti tervena veel. Ja vaatame. 3/8 on see veotähik. Ja tavaliselt tänapäeval 3/8 puhul sellised 40 kuupsentimeetrit, see on 40 kuupsentimeetrine saag. Kasutatakse 6 hammast, sellel on 7, mis tähendab, et ketikiirus on ta küllaltki suur, mis siis nagu ongi tegelikult sellele arboristi saele või ühe käe saele omane, et sellel peabki suurem ketikiirus olema. Ja nüüd tuleb meelde, et jällegi siin see asjade järjekord, kui siin on mingisugused seebid ja puksid. Kui vaadata siit jälle seda kulumist, seda siduri kulumist, seda ranti siin. See rant on olemas, aga ülemääraselt kulunud ta ei ole. Ja muidugi siin on need ketijäljed, ütlevad ka seda kulumist. Nii. See on väga ebaharilik vaatepilt nendele, kes on saage remontinud. Siin nagu ootaks seda, et selle all siin oleks õlipump, aga seda siin ei ole. Et see on täiesti harjumata asi, et see õlipump siin on. Mis on hea asi, et selle õlipumbale pääseb hästi ligi, kui on vaja. Üldiselt õlipumbad on tegelikult nii töökindlad asjad, et nendel ei olegi vaja eriti ligi pääseda. See väljund veel on küllaltki väikse läbimõõduga. Aga kuna see ketiratas on väntvõlli tsentrile, siis jah, lähemal, siis võibki selle võlli teha väiksema. Jällegi huvitav detail. Et kui seda sidurit vaadata, siis siin oleks nagu midagi puudu. Et küsimus on, kus on sidurivedrud? See siin ei ole sidurivedru, see siin. See spiraalvedru, see on selle keti pidurivedru. Aga kui lähemalt vaadata, siis vedru on see osa siin. Ehk kui nüüd pöörded suurenevad, siis tsentrifugaaljõu mõjul seda massi surutakse siit sinna poole ja seda massi sinna poole. Ja see sidur hakkab siit läbi painduma. See osa hakkab siia poole painduma. Ja sellega võtab siis siduri kinni. Siukest sidurit ma pole varem näinudki. Võiks selle siduri muidugi proovida maha keerata. Siin nagu näha, et kui mitte midagi muud, siis lihtsalt kontrolliks, puhastaks tagant midagi. Nii, mis järgmisena võiks teha? Vaatame, mis bensiinipaagis sees on. Nii. Siit vaatame. Vastu on kuiv.
nuusutan ka, et natukene mingisuguse gaasi hais on. Hea, et siin midagi roostes ei ole. Muidugi siin see tihend, ma arvan, et on juba ammu läbi. Tihend siin. Tal on selline standardne vahetatav O-rõngas. See on siin väga kõvasti kinni. Tuli lahti. Nii. Aga jah, et siin kulumisjälgi on minimaalselt. Siin on mingit prahti. Mis praht see on? Mingi kuuseokas või? Mis see on? Mingisugune viljatera kest. Huvitav paak on, et nagu põhja ei näegi. Erinevalt nagu tänapäevastest saagidest. Neil on see bensiinipaak plastmassist, siin on kõik metallist. Ja õlipaak on ka metallist. Nii, aga siis meil on tarvis kätte saada see katsine voolik siit. Nii, kütusefilter. Ma lükkan nüüd siit selle vooliku siit sisse. Teda siis siit välja saada paagist. Ja siin vaatame veel seda. Siin on näha veel seda kurja juurt. Ehk see saag ei käi. Ma arvan, et ta on siin katki läinud lihtsalt sellega, et ta on siin selle läbiliigu koha peal täpselt. Ja seal paagi sees mingil määral see asi niimoodi liigub. Ja paratamatult mingi aeg see asi läheb siit katki. Ja siin on mingi õli sees isegi. Nagu seda õli vaadata, nagu niisugune õlimull. Nii. Natukene nagu mingisuguse värvi haisu meenutab. Õlihaist enam ei ole. Selle sael pidavat olema õlipaagi ja bensiinipaagi mõlemad tuulutus kurgi sees. Paneme siia paaki sisse natukene bensiini. Ülimust on asi. Järgmise laari. Ka must. Õlipaagi ma loputasin ära, ma loputasin 6 korda. Sai enam-vähem puhtaks. Ja nüüd on siis bensiinipaagi esimene loputus. Mis siit tuleb? Siit tuleb suht puhast bensiini kohe esimese korraga. Nii, aga teise loputuse veel ikkagi. Mis on siin veel huvitav, et kuna see bensiinipaak on siin karteri sees,
tavaliselt on uuematel saagidel siin karteri sees õlipaak. Nendel kõikidel on jah, see õlipaak on karteri sees ja bensiinipaak on eraldi selle käepideme mooduli sees. Ja sellest variandist on nüüd uuematel saagidel loobutud selle tõttu, et see karter läheb kuumaks ja ta hakkab seda bensiiniga siis kuumutama. Kui siin oleks õlipaak nagu uuematel, siis see on just hea, et kui õli soojendatakse, siis talvel, kui õli on paks, külm ja paks, siis soojendamine teeb tegelikult õlile ainult head. Järgmisena ma võtan maha silindri. Ma siin oli natuke kahtlesin, kas silindrit maha võtta või mitte. Muuseas, 1,5 aastat tagasi ma ostsin sellise sae, millel on samamoodi see silinder siin tagapool. Nagu see konfiguratsioon on samasugune. Ja see on 80, siin on 83 lõpus ja 83. aasta saag. Ja sellel ma silindrit maha ei võtnud. Ja hämmastav on see, et need võllitihend on korras sellel. Muidugi siin olid muud asjad, mida oli vaja remontida. Aga käima ta sain. Ja ma alles mingisugune 3-4 päeva tagasi tegin sellega tööd ka. Ühe paagitäie. Ja töötab täiesti veatult. Nii, ma eetriväliselt keerasin lahti selle siduri. Siduri tuleb lahti võtta nii, nagu kõikidel teistel saagidel ka, et blokeerida kolb ära. Ja siis vasak keere on tal. Ja tuli lahti päris lihtsalt. Nagu näha, et suht väike keere ka siin. Nii. Siin on puks veel all. Ja nagu näha, et sidur ongi selline ühes tükis. Ja ta on mingisugustest ribadest kokku needitud. Jääb nagu mingisugune elektride rahvu südamik oleks. Selline lihtne asi. Vaata, kuidas ta siin kulunud on. Kulunud on ta ühtlaselt. Siin on natuke roostet. Aga mis siin nagu nüüd veel huvitavat on, jällegi tuleb meelde, et siin oli üks seib oli all, et selle asja järjekord segamini ei läheks. Siin on väntvalli tihend. Aga mis on siin? Siin oleks nagu midagi, mingisugune väike asi oleks nagu midagi üles punnitanud ennast. Kummaline. Mis asi see on? See oleks nagu kumb või? Ma kardan seda, et kui ta mingi 10 aastat seisnud siin, et siis võllitihend on ennast siia võlli külge kinni liiminud. Ja kui ma nüüd esimest korda siin pöörasin, ma ei tea, esimest korda üle mitme dekaadi, siis ta lihtsalt võttis selle tihendel rebis puruks ära. Ja. Nii, ma tegin selle siin veel bensiiniga puhtamaks. Ja siin on selgelt näha, et tihend on täiesti puru. Ja ma arvan, et ma ise keerasin ta täna puru. Suure tõenäosusega ongi niimoodi, et jah, ta on ennast siia külge liiminud. Kui vaadata nüüd mõndal saagidel siin, kui see laagrus siin trumli sees on omade kuidagi läbi või siin kõvasti liiva sattunud, siis saab see väntvalli ots siin kahjustada. Et lihtsalt liiv lihvib ta ära.
ja kui siit vaadata seda otsa, siin küünega tõmmata ja kui mingisugust sihukest on kohe tunda, aga siin on see võlli ots on perfektne. Silinderpollid on väljas. Kõik tulid lahti suht lihtsalt. Ja nüüd on siis jällegi teine kulminatsiooni hetk, mida me siin näeme. Tõmbame silindri maha. Hopla. Nii, ja mida me näeme? Jätta valgust juurde. Siin on ainult loomulikud kulumisjäljed, ei midagi muud. Siin on hoonimisjälgi näha. Siin silindri ülaosas ka. Nii kiire hinnang silindri kohta ütleb, et siin on tubli 70-80% ressurssi järgi. Kui ma küünega niimoodi liigutan, siis on sihukest häält kuulda. Ja need on treimsjäljed. Kolb kulub siit ülevalt ära ja siit alt osast. Nii kiire hinnang ütleb, et kolb on heas seisus. Ja vaatame rõngast. Nii ka küüne üle, kas on mingisuguseid tsooni tunda. Ei ole. Kolb on ilus. Muidugi siin on näha, et seda nõge on palju siin. Ja niisugune lihtsasti eemalduv. See nõgi tekib siis, kui mineraalõli kasutada ja panna liiga palju. Ja siin põhjas. Seda nõge on ka omajagu. Ma ei tea, kuidas teil, aga mul on väga põnev. Et siin on nii valgust kui varju. Nii, aga tänaseks aitab, kell on vist juba mingisugune, kell on 10. Aitab küll tänaseks.